Tallinnas on ootamas selle hooaja esimene triatlon, Järva-Jaani sprindidistants. Ja kell on 1 läbi, me alles alustasime sõitu, sest et kell 4 on start. Kell 4 on start, mis on minu jaoks kohutav, sest et mul on hästi tihti kõhuprobleemid võistlustel ja 5 bloogi alustada muidugi. Hea teema. Aga lihtsalt see, et sa pead mingit lõunasööki sööma ja siis veel praadima ja ootama seda õhtustarti, aga midagi parata pole. See aasta on nii. Ja jah, tänane esimene start oli seal kell 12 alles. Temperatuur oli 23,6 kraadi, see tähendab seda, et kalipso on keelatud, ehk tuleb ujuda ilma kalipsota, 750 meetrit. Mulle praegu sobib, sest et ma ei ole üldse käinud väljas ujumas ainult 1 korra. Ja mul on uus kalipso, nii et seda tuleb natuke veel treenida, timmida. Aga üldse ma ei tunne ennast kindlalt tavavees hooaja alguses. Aga eks kõik tuleb ajaga ja treenimisega. Räägigi, ajaga tuleb kõik. Sa vaatad pärast aega, väga hea. Kiire! Tuleb ka, hea. Vot. Aga jah, täna siis plaanis 750 meetrit ujumist, 20 kilomeetrit ratast ja 5 kilomeetrit jooksu. Ehk sprindidistants. Juba ütlesin enne. Lihtsalt neile, kes võib-olla ei tea. Aga jah, siin on siis võistluspaika. 1 korral oleme juba Järva-Jaanis võistelnud, aga siis oli seal sprindidistants koos grupisõiduga. Koos grupisõiduga. Ehk tuulessõiduga. Ehk siis maantrattaga. Ja praegu meie õnneks on eraldi start. Tuulessõit on keelatud. Juhu! Kõik on iseenda eest väljas. Saab aarasse minna. Proovin siis uut ja minu jaoks uut maratooni. Mina ei ole ühtegi proovi. See on nagu... See C on šokolaadiga ja ilma C-ta on siis tavaline šokolaad. Very nice. It's nice. Siit saab siis 40 grammi süsivesikuid. Ma ei muretsegi. Väita mausid silmi Eesti rahvaga. Põhimõtteliselt nii, et tõmbad sinna vahetus alla ära, lähed siis jälle mõtled siia enam tagasi ronida, enne. Just anti info, et kalipsod on lubatud. Vesi on langenud veel 2 kraadi, ehk siis vesi on 20,6. Enne oli 22,7, nii et läheb siis uue kalipso testimiseks. Mis tunne on, Kristo? See on hea tunne, aga ma ütlen, et see on see, et tegelikult võistlustel ei tohi testida asju, vaata. Sa pead tegelikult treeningutel oma toitumus seda asjad ära testima. No ma testisin seda kalipsot 1 korra. Sellest tuli ilusti ära, aga ujuda ei olnud küll mugav sellega. Ta oli lihtsalt, ta on nii ümber veel, ta on nii uus. Aga eks näis.
kombinatsioon on see küll ikkagi välja nagu täiesti. Ironman Nagu kätised oleks käes. Nagu täiesti null. Nagu ma tegin esimest korda ja ujumist. ka suunduvad. Egas nii lihtsalt ei anta see midagi. Anett tuleb ikkagi siin pingutada samamoodi, egas tagant tulijad, neil on ikkagi see võidujanu suur. Ja eks ta nii siin teatrist ole. Tere tulemast Peginsis taas kord. Ja esimesel kohal Anette Sukker. Palju õnne Anette, siin ilusti vaadata Sukkertega poolmine kaasa. Free Passions Triatloni klubist ajaga 1:05:53. Ilus on näha neid kallistusi, ühist Kristo Free Passion Triatloni klubist. Kristo lõpetas ajaga 59:37. 5 minutit ja 57 sekundit oli sinu triatloni aeg. Teine koht üldvõitjate nimekirjas Kristo Prangel. Palju õnne sulle, Kristo, ajaga 59:37. Ja esimesel kohal meile üldvõitjate seas meeste nimekirjas. Olete te valmis? Ja on Rinel Pius. Rinel, ole hea, võtta oma koht poodiumil. Rinel lõpetas triatloni ajaga 55:57. Esimesel kohal sellel poodiumil täna viimast korda võtab koha sisse Anette Sukker. Anette, palju õnne sulle, sa lõpetasid ajaga 1:05:53. Teate naised, ma olen väga uhke teile, ütlen ausalt, mina ei ole kunagi ühtegi triatloni läbinud, seega vaadata ja te tegite selle ära umbes tunni aja ja mõned minutid siia-sinna. See on väga, see teeb mind kõrvalt väga uhkeks ja väga ärgaks. Palju õnne teile! Tehtud! Saigi läbi see värk või? Ujumine? Ujumine, kõige raskem ala üldse, ma ei tea. No õnneks oli see, et lubati ka lipsata, aga ma ei tea, võib-olla oleks pidanud ikka ilma ujuma, sest käed tõmbas jube kinni või ma ei tea. No palav oli tegelikult, vesi oli tegelikult mingi 25 kraadi võtaks. Et kuidagi ei saanud oma käsi üldse tööle, et nagu tõmbas nagu kuidagi lukku ära mind, et mul oli üpris okei ujumine. Seal taga lõpus, kuskil 500 meetri peal, seal ma tundsin, et nagu veits olen nagu väsinud, aga samas ma suutsin nagu keskenduda korralikult oma tõmmetele ja teha pikemad korralikumad tõmbed ja päris hea ujumisaeg tuli isegi võrreldes Kristoga siin, et ma kaotasin Kristole ainult 20 sekundit. Et minu kohta väga hea ujumine. Mul on see ka, et ma nagu ka lips on sama, aga ma lihtsalt võitsin ühe suuruse nagu suurema. Aga võib-olla peab tegema selle hüppe uuesti alla tagasi, et ratas, väga kiire rada, selles mõttes oli tore sõita, aga esimene ring ma sain nagu korralikult pingutada ja tegin päris head sõitu. Teisel ringil mulle jäid need aeglasemad, kes esimesel ringil olid, jäid mulle ette, nii et ma jäin enne pööret täiesti karpi, seal ei tohi mööda ka minna. Ehk siis ma olin lukus ja siis ma nagu teise ringi ajaga nagu kaotasin võrreldes siis konkurentidega, et aga muidu pöörete sagedus oli ka liiga madal, vatid olid enam-vähem okeid, kiirus oli ka suht okei, nii et enam-vähem võin rahule jääda vast. Ma peaks ütlema ratta kohta, et kõige huvitav on see, et rattas nagu peaks jõudma pingutada, aga võt sellel aastal enam ei tule seda ratast, et nüüd on kuidagi nagu jooksu peale läinud see nagu jalg, aga muidu mul olid kadents ja vatinumbrid olid täiesti okeid. Jõudsin, ütleme, teine ring sain nagu uuesti käima või vaid sain nagu hea enestunde ja nagu rattas nagu jalad tööle just ja
hakkasin nagu eest nagu püüdma, et jooksuga ma jäin väga-väga rahule, et sellel aastal ma tunnen tõesti, et ma jõuan jooksus pingutada ja muidugi need Hoka uued sealotossud on ka nagu mega head. Kiidan ka. Lihtsalt põrkavad, noh. Et jooksurajal ma suutsin ikkagi oma ära teha ja võidu koju tuua, ehk siis jah. Kõige häälekam on see, meil on näitega, et 2 nädalat pole jooksnud väga. Ratast oleme, ujumist oleme teinud ja aga jooks on kõige parem ala. Jooks on kõige parem ala, et see on kuidagi nagu... Midagi muud juhtunud sinna. Midagi valesti, noh. Minu jooks... Läksin jooksma, ei tea, enesetunne oli okei. Siis pärast esimest ringi öeldi mul, et 30 sekundit on vahe. Et olen hetkel 3. Siis mõtlesin, ei ole võimalik. Panin juurde. Ja teine ring oli ka nagu joostes. Teine ring tuli hea enesetunne ja sain ilusti jaad käima ja hea tunne oli joostana. Et ka toss ilusti põrkas ja oli nagu kiire hea tunne ja siis vahetasid kella pealt, et 3.30 ja 3.35 oli, et see oli ilus oli vaadata. Ma jooksin endal jalad villi ja veriseks, aga läbi valu tulebki kõige magusam võit ju. Seda ma ütlesin ka Netale, et tuleb lihtsalt hambad ristis pingutada, et saab mis saab. Et ma tahan näha, et sa ikka pingutad ja ennast rivadeks paned. Et seda ma nägingi, et ähkis ja puhkis, et kõik oli õige. Aga jah, selle video lõppu me tahaks veel panna, et siia alla me paneme lingi, et sa saad spordihoolduse lehelt nüüd Maurteni staffi ja ilmselt praegu turu parima hinnaga. Ja kui sa spordihoolduse lehelt tahad veel muid asju, siis kasuta meie koodi Anette ja Kristo. No mina praegu kasutasingi seda pulbrijooki ja siis võtsin ühe kofeiinikeeli ratta peal. Jõin terve selle pulbrijooki ära ratta peal ja siis üks kofeiinikeel Marteni oma ja ilusti vaatasin, et kõik peaks need kätte saama, need süsivesikud, mis vaja oleks, et need oligi täpselt, jõudsin ilusti pingutada ja kõik nagu täitsa ilusti klappis. Mul läks täna enne starti see suurem Marteni keel. Ma ei mäleta, palju ta on. See on suurem, ta on 60 grammi. 60 grammi vist ja ratta peal võtsin teisel ringil ühe kofeiinikeeli ja muud midagi. Spordijoogiks oli isodrink, mida saab ka spordihoolduse lehelt. Võime selle lingi ka siia alla panna. Kõik, mida me tarbime. Aga näeme siis järgmises videos, mis on ilmselt Valga olümpiadistants Eestikad. Okei, tšau! Tšau!